Tere, te vaatate saatesarja Horisont. Mina olen selle saatesarja toimetaja Erik Poltovski. Me tahame teile täna rääkida Euroopa Liidu solidaarsust, mis tundub, et mõnede maade riikide meelest on selline väga ühesuunalise liiklusega protsess. Ja üritame saate jooksul juttu viia ka Euroopat juba mitu aastat šokeeriva terrorismilaineni ja migratsioonilaineni ja nende omavahelistele seostele ja võib-olla jõuame oma jutuga ka teiste Euroopat puudutavate teemadeni. Meil on täna saates Hardo Pajula, kes on majandusanalüütik Edmund Burke'i seltsi eestvedaja, töötanud Hansapangas, SEB pangas ja olnud kõrgemas kommertskoolis õppejõuna, õppinud noorest peast tööstuse planeerimist ja ka Cambridge ülikoolis. Ja Erkki Bachovski, peaaegu minu nimekaim, kellega meid tihtilugu nimepidi segamini aetakse, välispoliitikale pühendunud ajakirjanik, ajakirja Diplomaatia peatoimetaja ja töötanud Euroopa Komisjoni esinduses ka pressiesindajana, lõpetanud aga Tartu Ülikooli ajaloolasena. Tahtsin Hardo Pajula käest kohe esimesena küsida seda, et see Edmund Burke'i selts, mis asi see selline on ja miks see on asutatud? See on selts, või mittetulundusühing, mis sai siis asutatud peaaegu või natuke rohkem kui aasta aega tagasi. Ja põhikirja järgne tegevus oli, et on konservatiivse ilmavaate kaitse, mis siis enesest juba ütleb, natuke piiritleb selle tegevus või suuna, kus me siis toimetame. Ja põhitõuge selleks oli, et mulle tundus, et kogu see ühiskondlik debatt on väga ühes suunas nagu kaldu ja selleks me ta siis sinna niimoodi lõime ja oleme siin aasta otsa konservatiivsed ilmavaadet siis kaitsnud suurema väheks. Edward Burke oli Iiri päritoluga briti poliitik. Ja ta sai siis kuulsaks sellega, et ta kirjutas või paljude asjadega, aga tema peateaseks peetakse mõtisklus Euroopa revolutsioonist või Prantsuse revolutsioonist, ma olen Caldwelli teosega segamini. Erkki Bachovski on enne saadet ütles, et ta on veidike vasakpoolsete vaadetega mees, et see diskussioon meil tekiks, siis kas võime öelda, et konservatiivne maailmavaade ja liberaal vasakpoolne maailmavaade kohtuvad meil selles saates? No, ma ei julgeks ennast täpselt määratleda, et ma arvan, selles mõttes oli sul õigus, kui sa ütlesid, et ma olen veidike vasakpoolsete vaadetega, aga ma kindlasti ei ole padu vasakpoolne, et kui ma vaatan seda, mida sotsiaaldemokraadid praegu Eestis teevad või ka meie käimasolevat debatti kommunismi olemuse üle, siis kindlasti ma ei saa nendega nõustuda, et paljude asjadega nõustuda. Aga seda küll et ma arvan, et ma esindan ka liberaalset maailmavaadet, kuhu nüüd see poliitilisel skaal paigutub, seda on raske öelda ja loomulikult ma tervitan konservatiivset debatti või seda vastukaalu. Loomulikult see on, ma arvan, et Edmund Burke'i tegevus ja need artiklid ja need debatid, mis nad on teinud, on kindlasti andnud Eesti avalikule ruumile palju juurde. Ma hakkan teile esitama nüüd sotsiaalmeedias üsna levinud seisukohti ja küsimusi, ja siis ma loodan, et kas vaidlete vastu, lükkate need ümber või siis toetate ja selgitate neid vaateid nagu lähemalt, mis tavaliselt sotsiaalmeedias inimestel on. Tõuke muide tänasele saatele andis kommunismi ja natsismi kuritegude pärandi konverentsiga seoses juhtunud lugu, kus Kreeka justiitsminister keeldus siia tulemast ja ärgitas üles protestima ja boikottima seda konverentsi ka Euroopa vasakpoolsed. See on aga vaid algus või ütleme, et üks niisugune iseloomulik pintslitõmme suurel lõuendil. Et kui iseloomulik siis see on, et on selline vasakpoolne valikuline solidaarsus meiega. Meie teatavasti Kreekat omal ajal toetasime, nemad tuleb välja, et meid väga toetada vist ei taha või? No jah, et minu meelest asi, millest on vähe räägitud, mida ma üritasin oma pisikeses artiklis Postimehes rõhutada, on ikkagi see diplomaatia, et me võime siin hiljem vaielda ja Eestis paraku see debatt ongi läinud sinna, et vaieldakse siis juurte üle, et millest on kommunism saanud algusse ja millest on natsism saanud algusse, aga küsimus on minu meelest ikkagi Euroopa solidaarsusest, et
nii palju kui mina Euroopa asjadest aru saan, on ikkagi suhteliselt tavatu see, et minister ei aktsepteeri teise oma Euroopa kolleegist ministri kutset. Et niimoodi Euroopas ju ei tehta või Euroopa Liidus ikkagi kuulatakse üksteist ära, üritatakse jõuda kompromissile. Mitte midagi oleks takistanud Kreeka justiitsministrit tulema Tallinna, vaatama siis neid kohti, rääkima oma kolleegidega. Teda oleks võidud viia siis ka Kloogale näiteks või Kalevi Liivale ja öelda ja rääkida ja nii edasi, et see kõik oleks olnud ju võimalik, et minu meelest on küsimus siin tõesti puhtalt diplomaatias, välispoliitikas, kui mitte niivõrd siis selles vasak- või parempoolsuses või kommunismis ja natsismis, aga Kreeka justiitsminister valis selle tee. Ardo Vajola. No ma arvan, siin on 3 momenti, mis väga tooks välja. Ma olen väga nõus sellega, mis Erki rääkis siin, et tõepoolest ja ta on sellega palju rohkem kursis selle diplomaatiliste aspektidega ja ma arvan, et see on täiesti õigus. Punkt 2 on muidugi see, et Kreeka, mida meil võib-olla raskem mõista, on see, et see Kreeka olukord on meie omast kas diametraalselt erinev, aga ikkagi väga erinev, et kui meie kasvasime siin üles ja meie isad kasvasid üles kommunistliku režiimi, küll tolleks ajaks juba leebunud režiimi rusika all, siis see Kreeka minister, ma ei tea, kui vana ta on, aga tema isa suure tõenäosusega pistis siis rinda Kreeka kolonelide valitsusega ja need ei olnud sugugi, nad ei olnud väga papispoisid ja ei mänginud alati seal valgete kinnastega ja kindlasti ei olnud nad vasakpoolsed, nii et ma saan aru sellest täiesti, kus kreeklaste kommunistlikud sümpaatiad tulevad. Ja üldine selline vasakpoolne hoiak. Kas ma sellega, see on lihtsalt see, me peame arvestama sellega lihtsalt, et nende inimeste kogemus on sootuks teistsugune kui meil. Ja 3. on see, et ma arvan, et see on ikkagi märk, nüüd see haakub selle esimese momendiga, millest Erki siin rääkis ja mille tema keskendus on see, et see on jällegi vaid üks märk sellest igati pidi murenevast Euroopa solidaarsusest ja ühtekuuluvustundest. Et ma olen ikkagi väga seda meelt, et mida on üks saksa literaat Hans Magnus Enzensberger on ta minu mõelest, kui ma õigesti mäletan tema nime. Tema ütles, et Euroopa Liit on Schönwetter-konstruktsioon või siis ilusa ilma konstruktsioon ilusa ilma jaoks ja ma arvan, et see murenev diplomaatia on siin nüüd üks märk vaid sellest. Kas pole nii, et euroopalikkuse ja sellise rahvameelsuse võiks siia jutumärkidesse võtta varjus, ajavad tegelikult Euroopa Liidu suured riigid, tugevad riigid, hoopis räigelt oma natsionalistlikku asja ja siis looritavad selle just nagu vasakpoolsusega ja pseudohumanismiga ja populistlik värk nagu? Rahvusvahelistes suhetes on ju paratamatu, et riigid esindavad oma huve, et iga riik üritab kaitsta oma huve, see on mõistetav. Natsionalismist, selles ma nii kindel ei ole, et Saksamaa kindlasti ei lähtu natsionalismist, ütleme nii, et Saksamaa või sakslased on põhimõtteliselt ainuke rahvus Euroopa Liidus, kus siis esikohal on Euroopa identiteet, siis tuleb Saksa identiteet, nii et kui me räägime siis tugevast Saksamaast ja Saksamaa on tugevnenud loomulikult arvestades ka seda, et ta nüüd on ju suurem, ta on taas ühinenud, siis Saksamaa üritab natsionalismist mööda vaadata. Ma meenutan lihtsalt seda, et kui algas Kreeka kriis, siis ju Saksamaa oli väga tõrges üldse midagi tegema ja kui oli eurokriis ja nii edasi, et öeldi, et Saksamaa võiks võtta juhtrolli, Saksamaa ütles, et aga vaat nemad ei taha ja alles pikkamisi siis Angela Merkel võttis siis selle juhtimise üle ja muidugi oli ka eeldada, et see süüdistus tuleb, et nii on. Mis puudutab teisi riike, siis ma ei tea, kas seda nüüd saab nimetada natsionalismiks.
pigem ma räägiks ikkagi nagu riigi huvidest, et no natsionalism minu käsitluses on ikka midagi sellist, mis oli 19. sajandil. Ma ei julgeks seda küll nimetada natsionalismiks praegu 21. sajandi alguses, et riigi huvid, see on loomulik, aga seda üritatakse ikkagi teha läbi Euroopa Liidu, läbi rahvusvahelise koostöö, niimoodi nagu kaitsti riigi huve, kus siis diplomaatia läks üle sõjaks väga kiiresti, no mõnikord mitte kiiresti, aga siiski, siis sellest mina küll ei julge rääkida. Kui me räägime Euroopa riikide praegu sellist ametlikult väljendatud huvidest, siis selle taga ei ole kindlasti natsionalism. Seal võib olla palju asju, see ei ole natsionalism selle sõna kitsas tähenduses. Et pigem ma arvan, et see, mina näen seda asja pigem niimoodi, et on selline riigiülene eliit, mille tehnokraatlik eliit, mille ilmavaade, me võime sellest veel rääkida siin hiljem, mis ta täpselt on. Ja siis seal all pulbitseb midagi sellist, võib-olla vaikselt see natsionalistlik katel, mis minu arvates võtab järjest rohkem nagu praegu selle temperatuur kasvab, et ühelt poolt me näeme igas riigis vastuolu selle eliidi ja siis seal all pulbitseva natsionalistlikes meeleoludes kantud katla vahel, mis on ju ka alati, selles ei ole midagi uut, et see on alati poliitika on ju eliidi ja ilma rahva vaheline suur vastasseis. Ja kummatigi siis omakorda see pulbitsevad natsionalistlikud meeleolud muidugi hakkavad vaikselt siis lõhkuma ka seda üle euroopalist kokkukuuluvustundet. Nii et ühest küljest justkui seda alumiskorrust igal pool ühendab mingil määral see vimm ja rahulolematus valitseva eliidiga, aga loomulikult kui selle asja protsessi ette lähevad rahvuslikud huvid, siis see hakkab koheselt lõhkuma ka selle asja sisemist kokkukuuluvustunnet, Euroopa Liidu sisemist kokkukuuluvustunnet, et see on see, kuidas mina seda asja näen praegu. Kas äärmusvasakpoolsed võivad ka Euroopa ühtsust lõhkuda? No selle peale ju loodab näiteks ka Venemaa, et nagu on ju andnud toetust ja raha siis sellele poliitmaastiku mõlemale suunale, äärmusele, ehkki muidugi pärast Prantsusmaa presidendi ja parlamendi valimisi on üldse raske rääkida, et mis need äärmused on ja mis on see normaalsus. Aga siis selle traditsioonilise ettekujutuse järgi jah, et võivad küll, et ma ei usu ja ma arvan, et ka enamik neist endist ei usu, et nad alustaksid mingit revolutsiooni, aga vaja on külvata siis ühiskonnas lõhesid, muuta ühiskond ebakindlaks ja selle kaudu siis tekitada ka ebakindlust Euroopa Liidus. Et see ei ole muidugi ainus põhjus, et maksan nüüd arvata, et ma pean nüüd äärmusvasakpoolseid ainukeseks probleemiks Euroopa Liidus, aga kindlasti selle võimalusega tuleks arvestada. Kui küsimus on see, et kas äärmusvasakpoolsed võivad Euroopa Liitu lõhkuda, siis loomulikult vastus on, ma vastan peaaegu kõigile küsimustele, kus on sees võivad, et muidugi võivad ja suure nõusega teevad seda ja äärmused ongi peaaegu äärmustena defineeritud ju seetõttu, et nad võivad seda olemasolevat normaalseks peetavat poliitilist protsessi väga olulisel määral. Nad vastandavad väga teravalt sellele, kuivõrd juba sellest definitsioonist tulenevalt on nad sellele suureks ohus. Me tuleme kohe selle teema juurde võib-olla isegi tagasi, aga ma toon siin ühe näite Euroopa ühtsusest ja räägitakse aina suuremast Euroopa Liidu integratsioonist või koguni föderaalriigist. Tundub aga, et see võib viia lõpuks hoopis totalitarismi, nagu Rein Müllerssonki on kusagil raadiosaates vist seda öelnud või kirjutanud, et ilminguid on näha, et Brüsselist kamandatakse näiteks Poolat ja Ungarit käsukorras migrante vastu võtma, kus juures immigratsiooniküsimused on ju Euroopa Liidu lepingutega siseriiklikud küsimused, eks ole. Praegusel hetkel räägitakse, et teil tuleb olla käsukorras solidaarne. Näiteks Eesti puhul on selline näide, et meiega põllumajandustoetuste suhtes ei olda sugugi mitte väga solidaarsed. Lõunapoolsetel riikidel, kus on palju paremad põllumajandustingimused, saavad palju suuremaid toetusi kui Eesti saab. 2004 me astusime Euroopa Liitu ja siis tõepoolest käis suur vaidlus põllumajandustoetuste üle.
ja on päevaselge, et ja see on ebaõige, ma olen nõus, aga on päevaselge, et Euroopa Liidu eelarve struktuur muutub, et järjest vähem jääb raha põllumajandustoetustele, et tegelikult seisab ees selline üldse suurem ümberjagamine ja me peame sealt jagamisest siis saama nii palju kui võimalik. Ja mis puudutab siis kvooti, immigratsioonikvooti, siis jah, et see tundub ebaõiglane ja siin on see pädevuste küsimus ka, millele sa vihjasid juba, et see on siseriiklikult otsustada, aga see on jälle see tagasi tulles selle Kreeka juhtumi juurde. Aga on siin selles, et peab olema oskus ka kuulata ja vaadata. Ehk teiste sõnadega, et kui me vaatame seda tõesti, et missugune immigrantide tulv tuleb siis Itaaliasse või Kreekasse või on tulnud Kreekasse, aga tuleb praegu Itaaliasse, siis ja vahepeal tuli Maltale, mis oli ju ka väike riik, siis eeldada, et need riigid siis ikkagi panustaksid, ütleme seal Eesti kaitsmisele, õhuruumi kaitsmisele või et nad maksaksid Euroopa Liidu eelarvesse. Eesti saab ikkagi praegu Euroopa Liidu eelarvest rohkem raha, kui ise sinna sisse maksab. Siis see on ka kummaline. Et siin ongi see diplomaatia jälle, et me peame oskama oma seisukohti kaitsta, aga me peame olema võimelised ka teisi ära kuulama. Et minu meelest see hind, mis me praegu teeme, mis me võtame, mingi 100 pagulast, natuke rohkem. See ei ole väga suur. Kui siia tuleksid 1000 pagulased, siis ma oleksin juba mures, ütleksin, et aitab küll. Aga praegu nende proportsioonide juures ma ütleks, et pigem jah. Ja siin on veel selline kolmas mõõde on see, et missugust mainet me endale tahame. Ja see ei ole puhtalt ainult nii-öelda siis selline, kuidas ma mõtlen, siis ühepoolne küsimus, et kas me tahame endale sellist Ida-Euroopa tõrksate riikide mainet ala stiilis Poola ja Ungari või tahame me sellist tarkade riikide mainet, kes ütlevad, et jah, et me natuke võtame aga ja kuulame teisi ka. Või siis, kui me valime selle tee, kui me valime siin tõesti, paljudel inimestel ju meeldib see, mis toimub Poolas ja Ungaris, ega seda ei saa ka mööda võtta. Kui me valime selle tee, siis me ilmselt meeldime ka paljudele siin, et see on valikute küsimus, jah. Jaadu Pajula. Minu meelest see natuke haakub sellega, see hakkas pihta sellest tsentraliseerimise tendentsist, eks, et see ikkagi see sama vastasseis igas riigis ja üle Euroopa Liidu selle parema sõna puudumisel tehnokraatliku eliidi ja siis laiemate rahva hulkade vahel, et ma arvan, et see tsentraliseerimispüüdlused, mis on kahtlemata olemas ja millele te siin eelnevalt viitasite, tähendavad minu arvates ikkagi seda, või neid tuleks vaadata selles kontekstis, et see liit püüab oma võimu siis tugevdada ja mul on küll siuke tunne, et ja mitmed märgid näitavad, et selle, kui mingi kitsam seltskond üritab oma võimu tugevdada, siis see toob kaasa demokraatia piiramisega. Aga ma arvan, et tegelikult see suundumus on minu arvates selgelt olemas, aga ma arvan, et see aja põhihoovus on juba hoopis mujal, et pigem ma näen ikkagi sealt altpoolt seda demokraatlikku survet kasvavas, ma ei ole kindel, kas ma seda tingimata selle peale nüüd püsti plaksutan. Sellega kaasnevad jällegi omad suured ohud ja demokraatia on üldse ühisel ongi ohtlik asi. Ja loomulikult, mis on nüüd sellele altpoolt tulevale demokraatlikule survele, kus mängib tähtsat rolli siis ka natsionalism, mis on väga palju hoogu juurde andnud, on see just seesama migratsioonikriis, et kui me vaatame rahanduskriisi, siis see oli ikkagi suuresti selle koorekihi, puudutas enamust ikkagi koorekihti. Aga see rändekriis ikkagi puht emotsioonide tasandil läheb ka lihtrahvale palju rohkem korda, nii et ma arvan, et see on see, kuidas mina seda asja näen, et kokkuvõttes jah, need tsentraliseerivad suundumused on kõigest olemas, aga ma arvan, et see on juba ette kaotatud mäng natukene. Et tegelikult ju
Brexit ju pani mõnes mõttes selle tsentraliseerivatele püüdlustele ka teatud piduri, et kohe pärast Brexitit ju olid küll sellised reaktsioonid, et me föderaliseerume edasi või et tugevdame koostööd, aga praeguseks on minu meelest see nagu maha võetud see teema, et kevadel Euroopa Komisjon avaldas 5 stsenaariumi, mis oli selles mõttes ka tähelepanuväärne, et ilmselt esimest korda, ma 100% ei julge väita, aga ilmselt ikkagi esimest korda komisjon, Euroopa juhtkond ühesõnaga ütles, et võimalik on mitu stsenaariumi, et võimalik ei ole ainult üks stsenaarium, et suure hurraaga edasi, et võimalik on ka stsenaarium, et midagi ei tehta, et elu läheb edasi nagu praegu, mis tähendab seda, et tegelikult seda suurenevat tsentraliseerimist ei ole, aga on küll jah, muidugi sellised reaktsioone, et tuleks suurendada veel koostööd ja nii edasi ja nii edasi. Kui vaadata nüüd seda Poolat ja Ungarit, siis tõesti Poola ja Ungari, teised Visegradi riigid ka tegid ju kohe pärast Brexitit ikkagi avalduse, et Euroopa Liit on nendele oluline, et nad tahaksid ikkagi liidus jätkata, et nad muidugi vaidlevad Brüsseliga, aga liit kui selline on ka nende jaoks oluline, et ma ütleks, et jah, et osa seltskonnast tahab tsentralisatsiooni, aga mitte kõik, et on ka neid, kes arvavad, et aeg tuleb maha võtta ja tuleb ikkagi natuke kainema peaga mõelda, sest Brexit oli ju selge signaal, et midagi on valesti läinud. Miks ei saa eriti majandusimmigrante ja neid on arvatavasti sellest põgenike hulgast, nõndanimetatud põgenike hulgast siiski tohutu suur enamus. Miks ei saa neid tagasi oma kodumaale saata? Sellega lihtsalt ei tegeleta ju. Siin on mitu momenti, ja ma arvan, et igal riigil võivad olla ka konkreetsed põhjused, et esiteks on see kulukas, eeldab ikkagi ju transporti tagasi. Teiseks, ja siin ma arvan, see on lihtsalt arvamus, et see tähendab ka ilmselt mingite suhete rikkumist nende riikidega, kus need majanduspõgenikud on tulnud, et kui me hakkame nendele inimesi tagasi saatma ja nii edasi, et see immigratsiooni teema laiemalt ongi see, et Euroopa Liidul ei ole väga palju valikuid siin, et need kõlavad ilusti, need loosungid, et saadame need inimesed välja ja ma saan sellest aru, uskuge mind, ma saan aru, aga kuhu siis välja, et kas siis need võetakse vastu ja kui me hakkame neid lihtsalt kuskile maha panema, ma ei tea, siis Liivaranda või mingisugune üksikule saarele, siis see ei ole ju ka väga tark tegu. Ardo Pajula. No vähemalt nõus, et eks see on terve rida praktilisi probleeme, aga lihtsalt kui täienduseks öelda, et siis mitte ainult praktiliselt, vaid ikkagi ka ideoloogilised probleemid, et see ideoloogia, mis on siis seda kellegi seda Euroopa ülest koorekihti sidunud, ma arvan, siin on väga palju elemente, eks, aga ta on ühest küljest on kindlasti antirassism, multikultuursus, tõenäoliselt ka feminism, mis ei ole võib-olla antud kontekstis oluline, ütleme kõik sellised, vasakliberaalse sotsiaaldemokraatliku, see on nagu selline Rootsi puhvet, et sinna võib need juurde panna, aga kindlasti on seda eliiti ühendanud multikultuursus, positiivne suhtumine multikultuursusesse, selgelt antirassism ja selline käitumine oleks selgelt selle ideoloogiaga vastuolus. Kuigi, jällegi, ma vaatan igal pool, rahvasurve, see eliit tunnetab rahvasurvet ja annab sellele mingil määral järele, aga ta on selgelt ikkagi seesama eliit, kes on olnud siis pukis juba ikkagi aastakümneid ja ma arvan, et jah, see selline oluline käitumismuutus ei toimu enne, kui see eliidis on toimunud suur, see on alati osaline, aga kui see eliit on mingi teistsugusega asendunud. Filosoof Herbert Marcuse oma raamatus Repressiivne tolerants käis need samad sammud programmina välja juba vist kas 60ndatel aastatel või 50ndatel aastatel, kui ta selle raamatu kirjutas. Et kõik me seda ju teame, et selline programm Euroopa
tänapäeva või sellise Euroopa hävitamiseks, nagu me teda tundsime siiamaani, valge kristlik Euroopa. See programm on juba ammu ilma välja mõeldud, see on tuntud, ühtlasi ka Nõukogude Liidust omal ajal ära hüpanud dissidendid, näiteks Juri Bezmenov on sellest rääkinud oma loengutes, et miks seda arvesse ei võetud, miks neid hoiatusi arvesse ei võetud, miks antakse nendele järgi ja meie elulaad ongi sattunud praegusel hetkel ohtu. Meie tsivilisatsioon on sattunud ohtu vist tervikuna. No ma arvan, et jälle peab alustama viitega Kreeka juhtumile, et ma muidugi jaga päriselt seda seisukohta, et see on nüüd kohe nagu hävitamiseks mõeldud, aga probleem on selles jälle, et lääne ühiskonnad või nende inimesed ei tee vahet sellise pahatahtliku informatsiooni ja ajakirjanduse vahel. Ja see, mida me näeme ka praegu siis infosõja ajal, et need sõnumid, mida siis pahatahtlikud agendid või trollid levitavad, et need võetakse nagu ajakirjanduse pähe ja hakataksegi seda uskuma. Väga palju on igasuguseid libauudiseid ja nii edasi, et tõepoolest ju külma sõja ajal KGB tekitas ju ka igasuguseid libauudiseid. Küll oli siis see, et CIA on vastutav AIDSi tekkimise eest ja nii edasi ja nii edasi. Need hakkasid elama oma elu. Ja praegu on tegelikult väga paremad võimalused võrreldes külma sõjaga neid asju võimendada. Sotsiaalmeedia kaudu, online-meedia kaudu lendab mingisugune sõnum laiali ja seda on peaaegu võimatu tagasi võtta või tagasi lükata. Et selline naiivsus, et lääne ühiskonnad, inimesed ei ole harjunud sellega, et neile süstemaatiliselt valetatakse. Ja teine asi on tõesti see, et kuni võib-olla viimaste aastateni oldi ikkagi harjutud ka sellega, et poliitikud ka lausvalesi kuuldavale ei too. Et nüüd me näeme seda, et sotsiaalmeedia ajast on seda kõike muutnud, et poliitik võib valetada, ma ei hakka siin nimesi tooma, et siis ma saan jälle süüdistuse vasakliberaalsuses või veel mingisuguses muus ismis, aga probleem on selles, et analüüsi on vähe, et inimesed ei analüüsi nende sõnumite sisu ja neid eesmärke, miks neid esitatakse. See küsimus nüüd tõstis meid eelnevast jutust kohe paar analüüsi taset nagu kõrgemale, et me vahetasime ühe hoobiga sõitsime liftiga paar korrust ülesse poole, et ma katsun selle uue oluga nüüd natuke kohaneda, ja kuidagi seda enda jaoks ümber sõnastada, et ma saan aru, et te küsite seda, et kas ma natuke formuleerin enda jaoks küsimuse ümber. Te võite minuga siis öelda, kui hästi see mul korda läks, et kas on nii, et Euroopa praeguse nõrkuse põhjuseks, et kas Euroopa praeguse nõrkusel, ja ma arvan, et Euroopa positsioon on praegu väga nõrk, kas selle nõrkuse põhjused on kultuurilised ja ma arvan, et nad on sihilikult tekitatud. Jah, et kas nad on hästi, jah. Kas nad, võtame kõigepealt, kas nad on kultuurilised, ma arvan, jah, nad on kultuurilised, kas nad on sihilikult tekitatud. Ma küsiks siis nii, et kas on mingid kas on olnud mõjukaid intellektuaalseid mõtlejaid, kes on viimast Euroopa kultuuri vastu üritanud seda sihilikult nõrgestada, siis ma vastan ka sellele küsimusele jaatavat ja ma arvan, et see Mark Kuusu või kuidas seda, kelle te siin eelpoolt viitasite, on kindlasti üks sellistest ja neid on terve pinutäis seal veel. Aga see viib meid juba, ütleme, kui me nüüd lepime kokku, et me oleme selle korrusel, siis jätkame siin. Samuti ka Juri Bezmenovit tõin siia näiteks 1970. aastal läände ära karanud Novosti KGB taustaga ajakirjanduslik uudiste agentuuri Novosti ajakirjanik, kes pidas Ameerika Ühendriikides loenguid ja on toonud välja lausa step by step lääne ühiskonna õõnestamise programmi välja, milles siis Nõukogude Liit omal ajal lähtus. Ta väitis, et näiteks KGB eelarvest kõikidest vahendist inimressurss, rahalised ja ajalised ressursid, siis ainult 15% läks pioneerimisele, 85% sellest kulutati lääne ühiskonna õõnestamisele. Et see on ka üks niisugune ajakirjandusest
minu poolt loetud fakt, lihtsalt ma ei tea, kas need vastavad ka tõele. Aga kas sellest, mida ajakirjandus aeg-ajalt kirjutab nendest küsimustest, võib vastata tõele? No ma arvan, et ikka võib jah, et kui mina lugesin Mitrohhini arhiivi, siis on ju seal ka kirjeldatud neid KGB mõjutusmeetodeid lääne ühiskonnas, igasugused rahad nendele rahumarssidele ja rahuliikumistele, siis see, et KGB oli ju raamatute kirjastamise taga ja need raamatud rääkisid siis sellest, kuidas Kennedy mõrva taga oli mingisugune vandenõu ja CIA jälle ise, eks ole, et sellist segadust ühiskonnas külvata, selle peale on nad ju meistrid ja nad on saanud ka vastava väljaõppe, nii et siin ei ole midagi imestada ja eks see rida või liin jätkub, et nagu ma enne ütlesin, nüüd tehakse siis seda sotsiaalmeedia ja online-meedia abil ja trolliarmeedia abil. No küsimus on nüüd see, et kas võib juhtuda, et osa sellest, mida ajakirjandus räägib, on õige või tõene, et siis ma vastan, tahaks loota, et ju osa ikka on õige sellest. Aga nüüd konkreetselt, seal on mitu asja nüüd selle, mis puutub selle kultuurile, et kindlasti on KGB-l siin oma roll, aga ma arvan, et see on nüüd KGB-d kõiges nüüd süüdistada on ka keeruline, et on need mingid Euroopa tsentrifugaaljõud, sisemised pinged eri rahvuste vahel? Ma mõtlen just nüüd pigem seda, et kui me nüüd nõustume sellega, et see kultuuri immuunsüsteem on saanud nii kõvasti pihta, et siis mis on need tegurid, mis on meid sinna viinud, siis see on omaette küsimus ja see tõenäoliselt võiks sellele pühendada terve saadete sarja, et siin on, ma olen natuke kõhklen selles, et kas siin nüüd teha ots lahti selles suunas, aga ma arvan, et Te olete kirjutanud Postimehes, et postmodernismi ajal ei ole enam ei tõtt ühest tõde ega no ma arvan jah, et mingeid kindlaid seisukohti. Ja kui hästi, kui me nüüd selle rajale läheme, et siis postmodernismile eelnes modernism, eks, ja modernism on vastuseks sellele, et ühest küljest lagunes kogu seda kultuuri siis ühes hoidnud kristlik religioon ja ma arvan, et kogu selle immuunsüsteemi tohutut väga-väga suurt nõrgenemist, sellega me hakkame sügavamad ajaloolisi juuri pidi minema, siis ma arvan, et me peaks kogu sinna jõudma välja, aga see on veel kord. Kui kaugele me nüüd sellega tänases saates jõuame, on omaette küsimus. Nojah, et siin on selline paradoks, et ma ei ole filosoof, aga olen ajalooharidusega ja Euroopa krahh või nagu vähenemine maailma areenil saigi ju alguse esimese maailmasõjaga, et tegelikult Euroopa ise hävitas end. Ja põhjuseks oli just seesama, millest ma ka alguses rääkisin, et diplomaatia kasvas üle sõjaks. Et tegelikult esimest maailmasõda, kui vaatame seda algust, siis riigid marssisid ikkagi väga kiiresti sõtta. See alates sellest siis, kui mõrvati Sarajevos Franz Ferdinand 28. juuni 1914 ja algas reaalne sõda, sinna kulus natuke rohkem kui 1 kuu, et mitte rohkem. Et tegelikult jah, praegu ähvardavad Euroopat igasugused ohud, immigrandid, Venemaa ja nii edasi, aga tegelikult see algpõhjus on Euroopa ise. Et need riigid ju ikkagi ise alustasid sõda ja tegelikult tegid kontinendile kohutavat kahju. Ja täiesti nõus, et esimene maailmasõda on siin muidugi põhimõtteline veelahe, et jällegi, meie kogemus siin ju ülejäänud Euroopaga võrreldes on iseäralik, eks, et me vaatame siin teine maailmasõda meie jaoks suur sünd, kui Lääne-Eurooplase jaoks on selleks kahtlemata ikkagi pigem esimene. See oli kõik, et üks ja sama sõda, sellise pikema vahe. Ajaloolased on öelnud, et teine maailmasõda oli esimese maailmasõda jätkusõda. Ja põhimõtteliselt jah, et ja jälle me jõuame tagasi Euroopa Liiduni, et
mis ma ütlen, et ei ole kõige paremas korras, aga Euroopa Liidu üheks loomise põhjuseks oligi ju see sõdade negatiivne kogemus ja ka see negatiivne kogemus, mis siis järgnes esimesele maailmasõjale, ehk siis see arusaam, et Saksamaad tuleb karistada, et Saksamaale pandi lihtsalt peale liiga suured maksud, kontributsioonid ja teda ei koheldud õiglaselt. Ja see sünnitas siis ju põhimõtteliselt Hitleri natsismi, millest me ei ole täna veel rääkinud väga palju, et see natsism on ju tegelikult mõnes mõttes selle esimese maailmasõja tulemuste laps, Versailles rahulepingu laps. Ja et seda ei korduks, siis üritati neid vigu vältida pärast teist maailmasõda. Ja sündis Euroopa Liit, aga nüüd me oleme siis jõudnud jälle sinnamaani, et midagi tuleks jälle ette võtta. Jarlu Vajula. No, siis ma läheks võib-olla sammu võrra kaugemale, et isegi, et hästi, ma olen nõus sellega, et jah, Hitler oli nüüd selgelt esimese maailmasõja laps, aga kui sa vaatad, mis on natsism laialt või pikalt lahtikirjutus on natsionaalsotsialism, eks? Natsionalism pluss sotsialism ja mitmed mõtlejad on väljendanud seda arusaama, et kui see ühine lugu, mis Euroopa rahvad ühendas ja muidugi ka lahutas, aga siiski oli mingi selline ühine kristlik lugu, mis läbi keskaja ikkagi eurooplasi ühendas ja kui see ära kadus 17. sajandil, siis selle kohana kui sa kukud ühest mütoloogiast välja, ega sa ei kuku mütoloogia vabasse ruumi, selle tuleb lihtsalt uus mütoloogia asemele. Ja 3 sellist valdavat sammast, mis tulid kristluse asemel, oli natsionalism, oli siis sotsialism, üks selline majanduslik utoopia sisuliselt ja 3. oli siis loomulikult see kultuur selle laia, et midagi pidi siis inimest pakkuma seda, hinge ülendavat aspekti, eks, mida pakkus siis religioon, seda siis pidi pakkuma kas kunst, kirjandus, muusika. Et ma arvan, et lihtsalt see natsismi juured on, et kui me nüüd otsime seda, et mis põhjustel on see immuunsüsteem saanud tõsise hoobi ja ma arvan, et ta on saanud tõsise hoobi, siis me peame haigluse diagnoosil ikkagi minema kuhugi sinna, minu arusaamine. No euroeliit ja kes elab oma üliturvatud luksus rajoonides, kuhu need hädad kõik ei jõua, ei pruugigi inimeste heaks, kelle igapäevane elu möödub nende probleemide keskel, sellest aru saada või seda kuidagi leevendada püüda. Kõike seda, sealhulgas ka terrorismilainet, mis on Euroopas, nimetatakse uueks normaalsuseks. Kas edaspidi peaksime siis nimetama, me olime siin just maailmasõdade juures, näiteks Saksa koonduslaagreid ja holokausti või Nõukogude terroriajastud koos Gulagiga vanaks normaalsuseks? See on keeruline küsimus ja mind on kritiseeritud nende seisukohavõttude pärast, aga ma ütlen seda siiski, et ka selles valges ja kristlikus Euroopas oli ju terroriste küll ja küll, et Vene anarhistid tapsid enne esimest maailmasõda Venemaal mitu tuhat ametnikku. Et see on fakt, Pariisi anarhistid panid pomme kohvikutesse ja nii edasi. Ei olnud moslemid kuskil. 70-ndatel Baader-Meinhof. Aga see ei tähenda seda, et selle praeguse probleemiga ei peaks tegelema. Et selle nimetamine uueks normaalsuseks on võib-olla selline laiskuse mõte või laiskuse väljendus, et tuleks ikkagi midagi teha. Ma ei ole nüüd seda meelt, nagu mõned võivad arvata või mõned on arvanud, et mitte midagi ei ole tehtud. Probleem on selles, et me ei näe lihtsalt seda, mida on tehtud terrorismiga võitlemisel. Väga palju jääb ju nähtamatuks, et ressursse on ümber suunatuid, on koostööd tehtud luurete vahel, erinevate riikide luurete, mitte ainult Euroopa Liidu riikide, vaid ka väljaspool Euroopa Liitu jäävate riikide vahel. Aga sellest ei saa väga palju pasundada. Ja kindlasti, kui kuulutada välja selline loosung, et see on uus normaalsus, et see ei ole ka õige. Aga ma kindlasti arva, et nüüd mitte midagi ei ole tehtud. Aga see uus normaalsus, seda kindlasti mitte. Et
noh, küsimus on see, et noh, mis see vana normaalsus siis on, et tegelikult see, kui me võtame, ma ei tea, 150 aastat selle aja, eks ole, et siis ajajärk, mil terrorismi üldse ei olnud, noh, need ajajärgud on olnud ikkagi Euroopas väga väikesed. John Gray, Briti filosoof, on kirjutanud sellest, et Al-Qaeda on tegelikult väga moodne nähtus ja just toonud paralleele sama Vene anarhistide ja tema väidab minu meelest seda, et esimesed sellised enesetapu pommipanijad olid üldse, Tamili nendest tiigritest ei rääkinud, ma võin eksida siin, aga no, mida ma kindlasti mäletan on see, et neid ei hingestanud mitte see lubadus saada sinna kiiresti paradiisi. See, palju neid siis seal parajasti on, ma seda ka ei mäleta, eks. Aga neid ei hingestanud see lootus, neil ei olnud üldse mingit usku teistpoolsusesse, nad lihtsalt tegid oma lendasid õhku mingite leninlike või marksistlike ideede pärast, nii et selles mõttes jah, terrorism, ma ei nimetaks seda nüüd ka mingiks väga uueks nähtuseks. Mis on normaalsus, Tont seda teab, aga küll ma ka arvan seda, et see, ma kipun järjest rohkem arvama, et me vaatame tulevikusse nende kahele viimasel aastakümnele tagasi kui millelegi väga-väga iseäralikule ajale, kus me elasime enneolematus turvalisuses ja enneolematus jõukuses. Ma viin jutu korraks vabadusele ja demokraatiale enne saate lõppu, et kui sõnavabadus on läänemaailma kõrgeim väärtus ja saavutus ja ka demokraatliku valitsemiskorra alus, õiguseta nimetada asju ja nähtusi, ka inimesi nii nagu neid nähakse, mõistetakse ja tunnetatakse, ilma selleta pole inimühiskonnas vabadus ju võimalik. Kui inimestel keelatakse praeguses poliitkorrektses maailmas asju nimetada õigete nimedega isegi, siis kuidas on üldse diskussioon võimalik, kuidas on oma mittenõustumist eksisteeriva olukorraga üldse võimalik väljendada demokraatlikult? No ma arvan, et siin ikkagi on see küsimus riigiti erinev, et mitte igas riigis ei ole see poliitilise korrektsuse lipp tõstetud nii kõrgele. Ma arvan, et Eestis ikkagi veel saab öelda igasuguseid asju välja ja ka mujal Ida-Euroopas. Et küsimus on jah selles ja ega siin ei ole minu sõnas või selles, mis ma nüüd hakkan ütlema, ei ole midagi uut, et selle poliitilise korrektsuse tekkimisel on ka omad põhjused. Et nimetada asju õigete nimedega, aga mis see siis ikkagi tähendab, et kas me siis ütleme näiteks, et nagu oli sellel samal Saksamaal, et kõik juudid on, eks ole, Saksa riigi vaenlased ja need tuleb hävitada ja nii edasi, et kas see siis on ka nagu õige, aga ma olen nõus sellega, et see pendel on liikunud teise äärmusse. Et see ajalooline põhjendus, mis seal oli ja ütleme seal ka mustanahaliste kohta, nüüd on see ju tegelikult mõlemale poole läinud või hakanud levima, et ka alguses, eks ole, et mustanahalised ei ole inimesed, on ju, et ma ei tea, nad tuleb lintšida ja nii edasi, et kui seda päevast päeva räägitakse, ega siis kui sa oled mustanahaline, seda ei ole väga meeldiv kuulata ju. Aga nüüd on see nagu jõudnud sinnamaani, et kui sa ütled mustanahalisem neeger ja sa tegelikult ei mõtle midagi halvasti, et siis on jälle pahasti ja siis on nagu terve leegion igasuguseid neid korrapidajaid, kes ütlevad, et sa tegid valesti, et see see ajalooline protsess, mis mingis mõttes nagu korrigeeris end, on nüüd jõudnud nagu mingisse teise, nagu tekitanud iseendast groteski. Suurbritannias vallandati hiljuti minister Theresa May poolt ainuüksi selle sama sõna eest, N-tähega sõna eest. Ja samal ajal, eks ole, Theresa May ja David Cameron enne teda siis võis sisuliselt sõimata, mitte nii otse, aga võis nagu ikkagi väga halvasti öelda ida-eurooplaste kohta. Jah. See küsimus oli natuke see retoorilise alatooniga, eks ole, et kui sõnavabadus kaob, siis on ikkagi väga keeruline siin üldse siis me oleme ikkagi väga sellisel järsul kallaktel despotismi. Eesti puhul mul on nõu selle Erkiga, et võib-olla ei ole asjad nii, või kindlasti ei ole asjad nii hullud kui siin mõningates teistes maades, ka Euroopas.
aga märgid on ikkagi väga muret tekitavad. Seesama ajalooõpetaja Priit Tiivese juhtum, eks ole, kes siin lahti lasti ja kelle vallandamist haridusministeerium olevat ka veel õigustanud. Nii et sõnavabadus on kahtlemata oluline, aga jällegi et me ei saa ka, ja sõnavabadus on väga oluline, aga me ei saa ka kõiki, iga asja asukene tingimusteta absolutiseerimine on ka selline, et kusagil, ma arvan, et ka sõnavabadus eeldab, et inimestel on kusagil mingi sündsustunne siiski. Elementaarne heatahtlikkus ja viisakus, et kui neid ei ole, et siis sõnavabadus nii oluline kui ka ta on, ta võib ikkagi viia meid sinna, kuhu me ei taha minna, mis ei ole nüüd, mida ei tuleks kindlasti tõrgendada siis seisukohavõttuna sõnavabaduse vastu, vaid selle poolt, et peale sõnavabaduse on veel teisi väga olulisi väärtusi. Enne veel, kui see sõna poliitkorrektsus meil käibele tuli ja kui me seda tundma õppisime, üldse esimest korda kuulsime, ma tõesti ei mäleta, millal ta käibele tuli, kusagil 90. aastate keskel või oli ta esimesel poolel. Enne seda toimus ju viisakas poliitiline diskussioon normaalsete inimeste vahel, ilma igasuguste solvamisteta. Poliitiline solvamine kas Riigikogus on ka viisakate sõnadega tegelikult täiesti võimalik. Ja mõnikord väga viisakate sõnadega võib inimest solvata palju rohkem, kui teda lihtsalt, ma ei tea, neegris nimetades või kelleks iganes. Et kuidas tol ajal siis saadi ja miks pärast see asi on nüüd siis nii teravaks muudetud? Minul on siin oma seletus ja siin on nagu kaks momenti, et üks oli siis see, et 2000. aastate alguses tekkis Delfi anonüümne kommentaarium, siis see sõim ja see viha sai nagu avalikuks ja siis sinna siis lisandus siis sotsiaalmeedia Facebook, siis tegelikult anonüümsed kommentaariumid muutusid nimelisteks. Aga nüüd me näeme seda, et sotsiaalmeedias ka ju nimeliselt sõimatakse üksteist ikkagi väga vängete sõnadega ja see on kandunud avalikku ruumi. Et see on minu meelest see probleem, et kui me saime 90-ndatel ja seal tõesti laulva revolutsiooni aegadel 80-ndate lõpus seda diskussiooni pidada ajalehtede või ajakirja veergudel, siis see tekst või seda jagatud Facebookis ja sellele tekstile vastati siis omapoolse tekstiga. Praegu on see ju, et see tekst, mis iganes keegi ka ütleb või kirjutab kuskil, seda jagatakse. Hardo Pajula teksti, mina vaatasin Facebookis täna oli jagatud vist 2 või 3 korda ja juba käis vaidlus igal pool, äge vaidlus. Et 90-ndate keskpaiku sellist asja ei toimunud. Et siin on lihtsalt see, et on muutunud tehnoloogia ja see on siis muutnud ka seda avalikku ruumi. Ma ütles küll, et Hardo Pajula tekste jagatakse sellepärast, et nad on eeskujuks paljudele inimestele. Pigem vist. Pigem jah, aga alati ju leidub neid, kes vastu vaidlevad ja siis see muutub inetuks see vaidlus. Ma arvan jällegi, nagu ma jällegi nõus, ma lihtsalt täiendan seda, et ma arvan, et see, mida me näeme, on see demokratiseerumise varjupooleks, et kui me läheme tagasi 17. sajandisse, vaatame diplomaatiat ja poliitikat, see on niisugune aadlik omavaheline tõenäoliselt rafineeritud mäng ja ilmarahvas ei puutu üldse asjasse, eks. Aga mida me näeme nüüd siis 19. sajandina kogu aeg see, eks, õiguse laienemine ja masside poliitikasse kaasamine, mille üle meil siin maarahva järeltulijatena ei ole põhjust selle üle väga ju nuriseda, eks, et siin patrame siin ka isegi siin telekaamerate ees, eks, aga sellel nii tervitatav, kui see üleüldine demokratiseerumise protsess on sellel ka varjuküljed, eks, ja see sama hüsteeria, see diskussiooni videv muutumine järjest hüsteerilisemaks, mida siis loomulikult sotsiaalmeedia on võimendanud, see on osa sellest demokratiseerumine pluss tehnoloogia, ma arvan. Mida me sellises keerulises olukorras siin Eestis peaksime teha, et me suudaksime oma kultuuri ja oma elulaadi kaitsta, kas me sellisena, nagu me Eestit tunneme siiamaani, suudame säilitada? Ja võib-olla parandamata optimist, et
ma arvan, et suudame, aga see Eesti muutub ju paratamatult, et ma ei arva, et ta peaks muutuma nüüd mingisuguseks enklaaviks või siis teisest küljest siis tõesti midagi selliseks, et kus siis nagu moslemid saavad valitseda, aga ma arvan on ju, et päevaselge, et Eesti ei saa olla selline Eesti, nagu ta oli 30-ndatel. Et see oleks ju ka imelik niimoodi arvata, et oleme ikkagi ju, ma arvan, oma saatuse peremehed ja suudame, ma arvan, ka edaspidi seda teha, et sellised õõnsad üleskutsed muidugi, aga me peame olema ühtsemad, arvestama seda, et ei ole vist väga nutikas üksteist sõimata, et see ei vii mitte kuskile, et võib-olla peaks ikkagi midagi koos siis tegema, et tuleks respekteerida teise inimese seisukohti ja selle teadmisega edasi elama ja üritada ikkagi midagi ära teha, et mitte siis ainult nagu oma viha kuskil välja valada. Ardo Pajola. Ma arvan, et selleks, et midagi säilitada, peaks kõigepealt jõudma selgituse või peaks kõigepealt jõudma arusaamine, mis on see, mida me tahame säilitada. Selge see, et me ei saa kõike säilitada ja muutused on elu möödapääsmatu osa, et kui me midagi säilitada tahame ja kultuuri on peaaegu definitsiooni järgselt midagi säilitamine, et siis on ülioluline kõigepealt avaliku diskussiooni käigus välja selgitada see, mis on, mida me tahame säilitada ja mida me selleks siis teha saame. Kuhu ühiskond edasi liigub? See oli küsimus? Jah. Sellistes tingimustes. Eesti ühiskond. Kas Eesti ühiskond või üldse? Ka Eesti ühiskond ja ütleme Euroopa üldse. Me oleme üks osa Euroopast ja samas siiski ka natukene eraldi oma väikeses riigis. Ennustamine on tänamatu töö, et minu meelest, muidugi ma võin eksida, aga minu meelest ikkagi need paljud hirmud Eestis ei realiseeru, et siia ei tule hunnikute kaupa moslemeid, et me võime olla selles mõttes rahulikumad. Kui just ei puhke ümberkaudsetes riikides sõda, aga väga ebataoline, et siis Eesti jääks sellest sõjast puutumata. Et ma arvan, et meil läheb hästi, viimased uudised ütlevad ju ka, et majanduskasv on nagu tõusuteel, et kui me lähitulevikust räägime, siis mina nagu väga suuri neid punaseid tulesid ei näe või neid häirekelli ei lööks, et nagu pigem ikkagi hästi. No siin on esimene kord, kus ma tahan juba nagu rohkem mitte nõus olla, et Eesti puhul, kui me nüüd räägime Eestis, siis ma arvan, et me kõigepealt peame endale aru andma, et paneme ääremaa ja meist siin selles mõttes, et küsimus on see, mis meile väljast ette antakse ja minu siukest sisemine tunne on see, et me elame sellise reformatsioon 2 nagu künnisel, et tõenäoliselt ühes suures keskuses, olgu see siis Berliinis või Washingtonis, ma näen, et ikkagi see eliidi ja rahva hulkade selline vastandumine ja vastandumine sellele samale katoliiklikule kirikule siis selle sõna ülekantud tähendusele, mille siis dogmadeks on see sama parema mõiste puudumisel poliitkorrektsus. Et see vastulöök sellele võib omandada just suurtes keskustes vägivaldsed vormid ja kui see seal niimoodi juhtub, siis see muidugi valgub siia ja siis on kõik kaardid jälle, eks ole, laiali, et see on see, kuidas, ma ei arva, et see on baasstsenaarium, aga see on stsenaarium, millel on minu arvates suurem tõenäosus, kui üldiselt arvatakse. Erki Vahovski tahab midagi positiivselt lisada lõppu. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et reformatsioon tekitas väga suured kataklüsmid Euroopas, aga Eestis möödus reformatsioon ikkagi suhteliselt rahulikult. Suhteliselt, jah. Võrreldes Euroopaga. Aitäh, et tulite Horisondi saatesse oma arvamust jagama. Meil on uus saategraafik. Horisont läheb eetrisse edaspidi esmaspäevastel päevadel ja järgmine saade on 18. septembril. Senist teile kõike head, jälgige telekava.